teema on ju väga aktuaalne. Ehkki tõele nüüd otse au andes ma ütlen, et mulle tundub, et tänase päevani Eesti ühiskond täpselt ikkagi ei teadvusta, miks kartellid on halb. Ma olen kuulnud siin kõikvõimalikke seisukohavõtte, et Eestis ei olegi võimalik üldse kartelle vältida tänu sellele, et meil on niivõrd väike siseturg. Ja kuna kõiki tunnevad, siis järelikult kartellid on möödapääsmatus. Kui me sellise loogika omaks võtaksime, siis me peaksime rääkima veel, et meie väike turg determineerib meie viletsama elatustaseme ja üldse lootusetuse välja mängida selles rahvusvahelises konkurentsis. Nii et teie lahkel loal jääme selles suhtes eriarvamusele, et turu suurus kindlasti ei määra seda, kas kartellid on nüüd paratamatus või mitte. See, kas ühiskonnas eksisteerivad sellised asjad nagu turukokkulepped, mille eesmärk on teenida suuremat tulu nende arvel, kes on siis kaupade või teenuste tarbijad, siis siin osas on küsimus eelkõige väärtushinnangutes, mitte milleski muus. Ja kui Ameerika Ühendriikides 1890. aastatel asuti aktiivselt tegelema trustide vastase seadusega, mis lõpuks päädiski trustide vastase seadusega, millest sai alguse kaasaegse kapitalismi üks nurgakivi kartellide vastases võitluses, siis sealt tajuti väga selgelt ära, et teinekord ei piisa mitte üksnes ainult kapitalismi juurutamiseks eetilistest põhiväärtustest, vaid mõnikord peab sekkuma ka riik. Mul on väga südamest hea meel, et siin tsiteeris eetikaraamatut. Ma olen ise ka seda meelt, et ega kirja pandud õigusega üksi ei ole võimalik kõiki ühiskonnaprotsesse ju lahendada. Kõik sõltub ikkagi õiguse rakendajate väärtushinnangutest lõppastmes. Nüüd, kui me vaatame Eesti ühiskondlikku debatti, siis aeg-ajalt on ikkagi keegi tõstnud üles teema, et kas ikka ei peaks siin vaatama, et meil on mingid hinnakokkulepped või turult tõrjumise kokkulepped või turule pääsemise, tõkestamise kokkulepped. Ja see teema on nagu üles visatud ja siis paari-kolme päeva pärast leiame me taas jällegi seisukoha võtad, et ei, et see niimoodi kindlasti ei saa olla, sellepärast, et meil on väike turg. Ja kõik asi on jälle taas maha surnud. Eesti karistusseadustikus on ju kartellivastased sätted kõik olemas, tänaseks peaks ammu juba, ainult et küsimus on selles, miks neid siis pole rakendatud. Me oleme analüüsinud Justiitsministeeriumis, kui palju on Eestis olnud siis neid juhtumeid, kus võimalikud hinnakokkulepped või kartellid on lõpuks leidnud õigusliku lahenduse ja keegi on süüdi mõistetud, siis neid praktiliselt ei eksisteeri. Mulle meenub siin üks juhtum, see oli umbes 10 aastat tagasi, kui Konkurentsiamet peale rasket tegevust suutis paljastada Raplas juuksurite kartelli. Sinna on see kõik nagu lõpuks ka taandunud. Nüüd hea meel on see, et Konkurentsiamet on valitsuse poolt ära reorganiseeritud tänu seadusandja loale ja on tekkinud ühtne suurem amet ja tänaseks on seal ka olemas mingisugused menetlused, millest võib-olla Norman Aas oskab täpsemalt rääkida. Mina olen kuulnud, et on olemas mingid menetlused, aga need ei ole ju tänaseks päevaks veel kohtulahendid. Et kas me võime siis eeldada seda, et Eestis kartelle ei ole? Nüüd on ka muidugi olemas võrdlemisi räigeid teoreetikuid, kes tuginedes mingisugustele arvutustele väidavad seda, et Eesti hinnatasemes on umbes 25% õhku tänu kõik võimalikele turukokkuleppele. Nüüd sellesse tuleks ka minu arvates suhtuda ikkagi üpris kriitiliselt sellistesse väidetesse, et see oleks ka suhteliselt omapärane, kui see nii oleks. Aga on mõningad näited elust. Eile õhtul oli mul võimalus üle pikka aega oma hea sõbraga õhtus süüa. Tema nimelt on Eesti saadik Washingtonis. Ja nagu ikka kaks sõpra saavad kokku, siis nad räägivad ka elukondlikest asjadest. Ja siis sõber Väino tõi mulle umbes 20 asja näiteks, mis on Washingtonis 30% odavam kui Tallinnas. Ja siis on järgmine küsimus on see, et millega see on põhjendatud. Kas iga